Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ning vaatame üle, mida see maid poolitav nädal siis toob siin kaksikule. Mis on tulemas kaksikule? Ai. Natukene kurjasid kaarte siin, aga alustame siis esimesest mõõgast ja esimene kaart, mis kohe lauale tuli, oli mõõkade paas. Ja mõõkade paas võib siin tähendada siis nüüd mingeid uusi väljakutseid. Ta võib tähendada mingeid hilinevaid uudiseid ka või mingit suhtlust, mingit hilinevat suhtlust. Võib-olla keegi peab siin kellegiga nagu ühendust võtma ja millegi pärast ei ole jõudnud seda teha või ei ole tahtnud seda teha. Et mõõgad on väga sellised suhtluse kaardid, võib ka kindlasti tähendada netisuhtlust. Samas muidugi baasid võivad tähendada noorempoolset austajat ka, aga jällegi mõõkadega on siuke nagu katsumuste energia ikkagi, et võib ta kellegi jaoks tähendada ka proovile panevat mingit taustaja energiat. Et siin see niimoodi välja tuleb. Samas nüüd kohe teise kaardina ma annan siis välja kõige negatiivsema kaardi siit ja see on siis mõõkade 3. Ja mõõkade 3-ga nüüd kaksikud peate ettevaatlikud olema, sest mõõkade 3 võib tähendada mingeid segavaid faktoreid või segavaid isikuid teatud suhete vahel. Et ma ei tea, kas töösuhet võib segada mingi armastussuhe või sõprussidemed või siis armastussidet võib segada tööside ja sõprusside ja töösidemeid võib romantiline side ja sõprusside ja sõprussidet võivad segada töösidemed ja armastussidemed. Siuke võimalus on, et siin mingid komplikatsioonid on. Samas muidugi võib see mõõkade 3 tähendada tõesti kolmandaid isikuid. Et kui te olete suhtes olev inimene, peate ettevaatlik olema, et keegi teie suhtesse nagu ei üritaks trügida. Ja samas, kui olete ka vallaline inimene, siis peate olema natukene ettevaatlik, et kui teie suunas tulevad mingid uued austajad või midagi taolist, siis peate ennem selgeks tegema, mis eesmärgid inimesel on või et sellel inimesel võib siin olla ka tegelikult mingi partner või kaaslane olemas. Et võib-olla see inimene üritab teid tõmmata nagu kolmandaks isikuks mingisse suhtesse. Et natukene ettevaatlikult, aga väga palju siin võib-olla ikkagi kartma ei pea, sest et kolmanda kaardina on siit välja anda kuukaart. Kuukaart muidugi negatiivse poole pealt on siuke nagu pettuste, valede, saladuste kaart, aga positiivse poole pealt ta tähendab avastuste tegemist ja siukest intuitsiooni ja sisetunnet, et kindlasti peate siin rohkem iseennast usaldama. Et sisetunne võib teile siin öelda mingites olukordades ära, kui keegi üritab teidki nagu ninapidi vedada. Muidugi kuukaart on natukene alati siuke kahe vahel olev kaart. Et siin on ka võimalus see, et on vaja kaksikutel vastu võtta mingi otsus või teha ära mingi valik mingi teatud olukorra suhtes siis. Aga samamoodi siis see kaart ütlebki, et selle valiku tegemisel usaldage rohkem iseennast ja läbi selle te teetegi siis väga hea valiku. Nüüd teist rida alustame me kaksikute jaoks karikate emandaga. Ja karikate emand on siis kõige spirituaalsem emanda kaart Taro pakis. Kindlasti räägib ta intuitsioonist, empaatiavõimest. See ongi siuke tingimusteta armastuse kaart ja räägib ta siis hästi emotsionaalsest inimesest. Kui te tunnete ennast ära ja kui te olete siuke hästi spirituaalne, emotsionaalne inimene, siis kaksikud on see teie selline hästi hea nagu energia siin. Samas tegemist on naisenergia kaardiga, aga naisenergiat võib siis olla ka meesterahval. Et siin on mõlemale sugupoolele on ka hea võimalus, et see kaart võib tähendada siis mingit austajat, partnerit või lähedast isikut, aga kindlasti tegemist on siis siukse spirituaalse, intuitiivse inimesega. Nüüd aga kaksikud eelviimase kaardina on teile siin välja anda keisrinna. Ja kui emand võib meil tähendada nii naisterahvast kui meesterahvast, siis nüüd keisrinna on alati 100% naisterahva energiakaart, sest see kaart räägib viljakusest ja rasedusest. Ehk siis mingid beebiuudised võivad kellegi suunas tulla, muidugi kuna see on hästi siuke emalik energia, võib ka tähendada seda, et kaksikute elus võib ema siin mingit tähtsat rolli mängida. Naiste puhul on võimalik, et naisterahvad ise saavutavad siukse hästi võimeka energia, see on ka natuke siuke tuntuse energia, et ma ei tea, millega te täpselt tegelete kaksikud, aga keegi võib siin ka mingit kuulsust koguda. Igal juhul on see selline nagu kõigega hakkama saamise kaart ja tegelikult räägib ka luksuslikust elust. Et tõesti naistel on võimalik see endal saavutada, samas meesterahvaste puhul kindlasti võib see tähendada siukest viljakat austajat või partnerit. Et võimalusi on siin ja tuleb siit viimase kaardina kaksikutele välja karikate rüütel. Ja karikate rüütel on minu arust üks parimaid nagu rüütlikaarte, et ta ei ole siuke väga
kiire rüütel, ta ei ole ka väga aeglane rüütel, aga karikate rüütel on siis hästi romantiline rüütel. Ta võib tähendada mingite tunnete avaldamist, kutsete tegemist, kirjavahetust. Et noh, võibki olla see, et keegi kutsub teid välja või kohtingule ja selle kohtingu käigus siis keegi võib avaldada enda mingeid tundeid. Küll aga nüüd siin, eks ju, kuna siin on see mõõkade 3 ja tegelikult justkui ka 3 isikukaarti, võib-olla isegi 4, siis nagu alguses ikkagi ütlesin, kaksikud, tasub siin natukene ettevaatlik olla ja usaldada siis enda sisetunnet, et kui midagi mingite teatud suhete puhul ütleb, et asi on nagu mäda, siis tasub natukene rohkem seda uurida, sest teil võib siin nagu õigus olla, sest kuukaardiga on hästi hea sihuke nagu spirituaalne energia olemas ja noh, ma loodan, et kui te olete siin ise ka karikate emanda energias või keisrinna energias, siis tegelikult peaks nii-öelda teie jaoks natukene lihtsamaks ka muutuma, sest need on hästi võimekad siuksed inimeste energiat ja karikate emand on hästi sihuke intuitiivne ja empaatne. Aga noh, tõesti selle karikate rüütliga on siin austaja võimalus olemas. Muidugi noh, karikate rüütel alati ei pea näitama austajat, et võib ka tähendada seda, et tunnete ennast hästi romantilisena, aga igal juhul positiivne, võib-olla ainuke negatiivne kaart siin see mõõkade 3 on, et mõõkade baas pigem lubas mingeid väljakutseid, aga väljakutsed ei ole halvad, et neile tuleb vastu minna, sest läbi selle me saamegi areneda. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.